me oleme siin rääkimas päikesepaneelidest ja ära nüüd pahanda, aga päikesepoiss Mikuga, kes teab kõike sellest, et päike on hea sulle rannas, niimoodi kui paned päikesekreemi, aga ühtlasi päike on sulle hea ka elektritootmispartneriga. Ja ta õnneks on selline, ta käib vahepeal ära, aga ta tuleb iga päev tagasi. Aga nüüd läheme korraks täiesti tehniliseks, et mida peab tegema selleks üks tavaline eramuomanik, et endale päikesepaneelid saada. Me oleme enda klientideks üritanud võimalikult lihtsaks selle süsteemi teha ja oleme sellega teinud, et tegelikult see päikeseelektrijaama rajamise protsess Eestis on küllaltki keeruline. See võtab aega selline 4-6 kuud, seal on väga palju bürokraatiat, tuleb teha erinevaid lube, taodelda kohalikust omavalitsuses korralikud projektid teha, aga siin ma ei ehmata teid ära sellega, sest seda teeme meie. Kui me lõpuks jõuame sinnamaani, et me tuleme siia päikesepaneele paigaldama, see võtab aega 2-3 päeva ja peale seda rahu ja vaikus, ei ole ühtegi mingit häält sellel süsteemil, aga lihtsalt saab klient võtta nii-öelda kas siis nuti kuskil telefonist või seadmest välja selle brauseri ja vaadata, kuidas see süsteem töötab, kuidas see toodab, ta saab ka ise tegelikult rakendada seal erinevaid võimalusi, kas ta siis tahab salvestada energiat konkreetsetel ajahetkedel ja siis tarbida seda hiljem. Et hiljem on see kõik väga lihtne. Et ei ole vaja isegi minna pesema neid paneele, loodus ja selline lumi teeb looduslikult selle ise kõik ära. Eesti tingimustes sademete hulk ja kõik see on nii hea, et me ei pea tegelikult selle 20 aasta jooksul väga midagi tegema. Hästi autonoomne, hooldusvaba, suur elektrijaam. Kliendil on nagu väga hea olla see, et kevad ei ole enam kaugel, kuu aja pärast on juba päike tegelikult väga kõrgel ja tal on see süsteem valmis, ta saab terve järgnev aasta nautida kogu aasta tootlikkust. Ehk päikesepaneelide kõige parem rajamise aeg ongi hakata alustada sellega siis talvel, et uueks siis selliseks hoojaks oleks see süsteem valmis ja ei pea enam muretsema, ei pea siis hakkama kiirustama selle massiga, kes lähevad ala viimasel hetkel jõulukinke ostma. Jaa, ma olen täiega nõus. Nüüd me läheme täiesti selle nagu tuumküsimuse juurde. Minu jaoks on ka praegusel hetkel siin sinu kõrval seistes on saanud selgeks, et päikesepaneelide kogu süsteemi rajamine on lihtsalt nii suur amps raha, et lämbu ära. Ja nüüd sul on võimalik öelda mulle ja tervele Eesti rahvale, et ütle mulle, et kas seal on ka olemas mingisugune selline lahendus, mis annab sulle võimaluse mitte kohe kogu raha madratsist välja võtta. Absoluutselt, et oma klientidele pakume ka osamaksetega tasumise võimalust, et tegemist on väga suure investeeringuga, aga ta hakkab ka alates esimesest päevast, mille me selle süsteemi tööle panema, ta hakkab seda raha tagasi tooma. Et võrdleme näiteks eramu sees seisva samaväärse või isegi kallima autoga, siis auto hind iga päevaga väheneb. Ja krõbistab keegi seda küljest ära. Ja kulutab seda raha, aga päikesepaneelid, sa teed selle investeeringu ära, et hakkab sulle kohe seda raha tagasi tooma. Et meil nüüd see klipp hakkab ära lõppema, on niimoodi 5, 4, 3 ja nüüd inimesed lähevad kõpsti eestienergia.ee, nii, vaatavad päikesepaneelid, nii. Käime siis kiirelt hästi lihtsalt selle protsessi üle. Kõigepealt saab välja valida juba ise natukene, milline oleks kõige sobilikum süsteem, et seal on erinevad parameetrid, kas on siis katuse suurus, on see siis investeerimise võimekus, ja alati saab meiega konsulteerides leida siis selle kõige parema lahenduse, mille me aitame siis kliendid välja valida, milline on kõige optimaalsem, kas see läheb siis katusele, läheb see maa kuskile pargi peale ehk maha põllu peale, et selle siis aitame kliendiga siis talle leida kõige parema lahenduse. Teiseks me aitame kliendile ära teha siis võrgutaatluse, et Elektrilevile tuleb nimelt ka teada anda, et me tahan siia asukohta ehitada päikeseelektrijaama. Selle taatluse, kus on vaja natuke tehnilised andmeid, siis aitame kliendile ära teha, anname märku, mis järgmised sammud on. Kui on kõik meil vajalikud asjad olemas, me oleme leidnud kliendiga jõudnud siis nii-öelda juba kokkuleppeni, siis teeme korraliku projekti, me räägime kohaliku omavalitsusega läbi ja saame kõik vajalikud load kätte, tegelikult siis juba ütleme kliendile, et me oleme homme kohal, tuleme ja see ehitus on hästi, üldse ei sega kedagi, me ei pea tegema mingeid puurimisi suuri asju, me ei pea midagi lõhkuma. Et tegelikult on mõnus, et mulle meeldib see, et ma saan teha oma asja ja see teeb oma asja ja teie teete oma asja ja lõpuks kõik võidavad. Täpselt nii.